Tere ilusat hommikut, head sõbrad! Täna teen teile sellise kaardiladumise nagu 10 järgmist päeva ja tegu on ajatu lugemisega, ehk siis ükskõik, millal see ladumine sinuni jõuab, sa võid valida siit oma gruppi ja siis vaadata, mis sõnumid sellel grupil on järgmised 10 päeva. Siin on siis valikus on roosakivi, grupp number 1 on roosakivi ja grupp number 2 on siis selline sinine kivi. Ma ei tea, kas see sinine on siin hästi näha, et tegelikult see on nagu sinine, mitte hall. Et roosa on niisugune tavaline roosa, mida võib-olla on rohkem nähtud, et grupp number 1 roosakivi ja grupp number 2 on sinine kivi. Et tegu on ajatu ladumisega. Ja ei pruugi ühele ja 100% kõigile täppi minna, aga mingid sõnumid sa siit kindlasti saad, kui sa oma valiku teed. Kui sa soovid isiklikku ladumist, siis siin video all sa leiad lingi, mille kaudu sa saad registreeruda. Nii, aga siis vali oma grupp. Kui sa vajad tunnetamiseks või valiku tegemiseks rohkem aega, siis tee oma valik, pane video pausile. Aga mina siis hakkan pihta, võtan praegu siit ära teise grupi asjad ja hakkame siis, mõtlen, kuhu poole ma panen selle kivi, ma panen siia poole, siis ei lange vari peale. Esimese kaardina on sul välja tulnud kaart number 16, Gula. See on siis vana Babyloonia tervenduse ja meditsiini jumalanna, on see Gula. Ja numbritega on see alati niimoodi, et jälgi neid maagilisi numbreid, ma ei tea, kellaaega 16.16 või lehekülg 16 või maja number 16, aga see võib olla ka 16. kuupäev, 16 päeva tänasest hetkest või sellest hetkest, kui sa selle video leiad, 16 nädalat sellest hetkest, kui sa selle video leiad. Et siin võivad olla siis mitmesugused sellised numbri kombinatsioonid, mis võivad siis ka omakorda sulle sõnumeid anda või võta raamaturiiulist suvaline raamat, ava leheküljelt 16 ja vaata, mis siis selle tervendamise teema kohta tuleb, see ei pea tervenduse raamat olema, aga kanna see sümbol ülekantud tähenduses enda konteksti, selle tervenduse konteksti, siis sa saad selle sõnumi ka sealt lisaks veel kätte. Nii, et mida see vana Babyloonia tervendus ja meditsiini jumalanna siis tegelikult tahab öelda sulle, kui ta tuleb välja, et mis on need tema soovitused või nõuanded või need energiat, mida ta endas kannab. Et oluline on siis märgata või üles leida endas need osad ja need küljed, need omadused, need kogemused, mis vajavad tervendust, ravimist, kas tervendust või ravimist, järgi aitamist, kohendamist, eks ju. Võib-olla oled sa oma elus nii kiiresti liikunud, et oled unustanud enda eest hoolitseda näiteks, et vahest võib see ka niimoodi olla, et me unustame enda eest hoolitseda, sest kõike muud on vaja teha, tööd on vaja teha ja pere eest on vaja hoolitseda ja nii edasi. Ja me tihti asetame iseennast viimasesse kohta. Siis, mis siis veel? Et see tähendabki seda, et tuleb siis vaadata üle need enda tervendamise lood, mida sa oled tervendamise või probleemsed lood, mida sa oled rääkinud iseendale, iseenda kohta. Ja miks seda on vaja teha, et me tegelikult ei näe alati seda, kui me teeme iseendale haiget. Et kõige soodsam aeg on praegu siis keskenduda tervendusele kõigis eluaspektides, olenemata teemast, olenemata valdkonnast. Ja see tähendab seda, et siit saab alati ainult paremaks minna. Ja kui sul on nagu suhted teiste inimestega keerulised või mõne inimesega keerulised, siis ka praegu on see aeg, millal nende suhetega tegeleda. Kui sa oled olnud intuitiivne inimene või sul on mingisuguseid teadmisi, oskusi või võimeid, siis võib praegu olla ka see aeg,
kus nii-öelda vaimumaailm kutsub sind ennast tervendaja teele. Et võib-olla sa pead selle esimese sammu just nüüd ära tegema, mingi otsuse vastu võtma, eks ole. Ja kui see kaart tuleb välja, siis see on tegelikult nagu märguanne selleks, et vaata, et kus kohas või mis teemad on need, kus sa oled jooksnud tühja. Et sul ei ole enam midagi anda. Oled jõudnud oma tee lõppu ja sa pead nagu peatuma ja kaaluma, et mis need tagajärjed siis on, et kas need on nagu seda väärt või kas need on ennast üldse nagu ära tasunud, et kas üldse jooksed nagu õigel teel või sa lihtsalt jooksed. Sul on vaja seada paremad piirid oma entusiastlikule kalduvusele öelda kõigele jah. Et võib-olla peaks mõnikord hakkama ka ei ütlema. Kas oled lasknud teistel inimestel äkki ennast ära kurnata, sest tunned, et sinu ülesanne on neid kuulata, armastada, aidata, toetada? Kas sinu lähedased klammerduvad sinu külge oma ohvri lugude ja hädaldamistega ja suruvad neid sulle äkki peale? Et astu tagasi ja hinda, mis on tõsi ning tee uusi valikuid ja sea ennast esikohale. Ja enese esikohale seadmine ei tähenda seda, et mina olen parem kui teised või see ei tähenda seda, et üleolevust see ei tähenda, eks ole. See tähendab seda, et ma lihtsalt arvestan iseenda vajadustega ka, eks ole. Et sul hakkab olema hea meel, et sa seda tegid ja pea meeles, et mõnikord on tervendav valik teha paus ja keskenduda vahelduseks ainult iseendale. Ja mis iganes valdkonnas sul on seda tervendust vaja, et kui sa vajad nagu kellegi abi siis ja sa tunned, et minu energeetika sind toetab või aitab, siis siit alt sa leiad ka lingi, et näiteks minu juurde teraapiasse tulla, kui sa seda oluliseks pead. Nii, aga võtsin selle kaardihunniku siit ära, et hakkan avama siis neid kaarte, et siit järgmine kaart on välja tulnud siis mäed. Ja mäed on maaenergeetika ja maaenergeetika mingis mõttes nagu dubleerib eelmist sõnumit, ta ütleb ka, et tegelikult on vaja midagi tervendada, on vaja muuta, on vaja minna sügavamale, tähendab vaimses ja emotsionaalses tervenduses, kui sul on vaimsed ja emotsionaalsed teemad, on vaja minna sügavamale, kui need on mingisugused ja järjepidevust ka, eks ole, kui need on füüsilised teemad, et tervisega on mingid asjad, siis siin on vaja muidugi teadlikku valikut, et sa valid ära, et sa ei pea kõike tegema, on ju? Et sa lood nagu prioriteedid ja lood süsteemsuse ja tegeled sellega järjepidevalt. Aga mägede kaardil on nagu 2 sõnumit sõltuvalt sellest, et milline see sinu isiksus nagu põhiliselt on. Et kui sa oled seda tüüpi inimene, kes praeguseks hetkeks, kui see sõnum sul silma ette tuli ja sa seda vaatama hakkasid, et kui sa oled seda tüüpi inimene, et sa pigem tunned praegu elus paigal seisu, siis need mäed ütlevad, et hakka liikuma, tee see esimene samm ära. Eks ju? Et ära, sul enam hullemaks minna ei saa, hakka lihtsalt minema. Ja vastupidi, kui sa oled selline ringitõmbleja tüüp, nii nagu see eelmine, see jumalanna kaart siin ütles, eks ole, et peatu. Et kui sa oled seda tüüpi rabistaja tüüp, et siis vaata seda, et äkki on nüüd rahulikuks vaja jääda. Äkki on vaja endale juured alla kasvatada. Teha otsus, jääda selle juurde ja hakata siis mööda kindlat rada edasi minema. Niimoodi, teine kaart on sul välja tulnud haigur. Ja haigur on natukene selline, haigur on muidugi ka selline tundlik lind. Ja siin selles šamanistlikus kaardipakis ta tähistab, ta on ego maja kaart tegelikult. Ja mida tähendab ego? Kuna sul tuli siin tervenduse kaart välja, see esimene kaart, siis võib-olla see haigru kaart räägib seda, et sul ei ole stabiilne ja välja arenenud ego, ütleme niimoodi. Sisuliselt miks meil täiskasvanutel ei ole stabiilne ja välja arenenud ego, on see, et meil on mingisugused traumaatilised või häirivad kogemused lapsepõlves.
Ja sealt siis ka võib-olla see tervendamise vajadus nüüd, minnes esimese kaardi juurde tagasi, eks ole. Ja see tähendab seda, et kui meil on nüüd see ego nii-öelda kahtlane tüüp, on ju, et ta ei ole nagu tervelt välja arenenud või terviklikult välja arenenud, siis me võime olla sellised egoistlikud ja domineerivad tüübid, mis tegelikult ei ole nagu hea, on ju. Või teine variant, et me oleme ennast ohverdavad tüübid. Et mõlemad kategooriad on nagu selle traumaatiliste kogemustega seotud. Et see aeg siis enne 7. eluaastat, kui laps ise ei otsusta, vaid kohaneb tingimustega, siis ta valib oma egole sealt rolli. Ta valib selle rolli, mis hetkel üle on, mis on letis, mis on laual. Ja võib-olla siit siis tuleb see tervenduse sõnum sulle, et mõtle nagu selle peale. Nii, vaatame edasi. Et see siis oli haigur. Järgmine kaart on südapäev. Südapäev on siis selline kaart kaardipakis, kus energia või nagu südapäeval, nagu ka füüsiliselt südapäeval on energia kõige intensiivsem, aeg kõige valgem ja energia kõige tugevam. See tähendab seda, et ka praegu, kui see kaardi ladumine sul välja tuli, sinu silma ette seda vaatama hakkasid ja see südapäeva kaart on sul siin, siis sisuliselt praegu on see energia sinu jaoks kõige soodsam ja kõige parem, et enda tervendamise või ravimisega tegeleda, sõltuvalt siis sinu teemadest. Et see intensiivsus on nagu kõige toetavam praegu sinu jaoks. Ja tegelikult praegu tahab tulla ka läbi selline sõnum, et kui siin on, kõik asjad ei pea olema praegu hetkel järgmise 10 päeva jooksul, ei pea olema seotud sinu tervendamisega, ehk siis praegu on hea aeg pühenduda ja keskenduda ka kõigele muule, mis sinu südame ja hinge ja mõistuse järgi kõige tähtsam hetkel on. Et lihtsalt tegeleda sellega, mis on tähtis, mis on päriselt tähtis. Siis on suvi, et sul on kõik hästi intensiivsed energiat või sellised tugevad, nii need tervenduse energiat kui ka siis see suvine ja keskpäevane sükene soojuse ja valguse energia. Et siin kaardil on nagu sellised rabajärved põhimõtteliselt. Rabajärv on ju sa põhja ei näe. Et siit tuleb välja ka see, et vaga vesi sügav põhi on ju. Rabajärvedel iseenesest on sügav põhi. Ja kuna sa põhja ei näe, siis sa tegelikult ei tea, mis seal põhjas on. Et nüüd jõuame jälle selle esimese kaardi juurde tagasi, et võib-olla seal on midagi, mida sa oled alla surunud, ära unustanud, on ju. Ja läbi selle liikuma paneva jõu, mis siin mägedes on, ja läbi selle ego, selle kahjustatud ego, et kui sa neid nagu tervendad, siis saab see nagu suvi, see kesksuvi nagu sõna otseses mõttes nagu õitsele lüüa, ellu ärgata, oma väes ja viljakuses ja kütkestavuses nagu luua ja seda enda elu ja ennast ümbritsevat muuta, võimestada ja väestada. Nii, ja viimane kaart on sul langev leht. Ehk siis sisuliselt me saame võtta, see on jälle maa energeetikad on natuke selle tervenemisega seotud, ehk siis kõik maa ei tähenda alati tervenemist, aga see on langev leht on see, kui sa näed üksikut langevat lehte, et aasta läbi või talvel mitte, aga ülejäänud 3 aasta ajal võib üksikuid lehti ju langeda mõnikord puu otsast, et kui sa näed sellist üksikut lehte, siis see on see, et mis on see, millel on aeg minna. Ja kui sa seda teadlikult lased minna, siis ka sellel iseenesest on tervendav ja võimestav kogemus sinu jaoks. Et leia selle 10 päeva jooksul see teema ülesse või see asi või olukord oma elust ülesse, millega tuleb lõpparve teha. Ja võib-olla see asub siin, selles kaardis, võib-olla nendes teistes siin. Et selline ladumine sulle täna, hea roosakivi valija. Et aitäh, sellega on sinu sõnumid praegu lõppenud. Nii, võtame siis grupp number 2, panen selle sinise kivi siia ja panen need kaardid siia ja siis esimene kaart on sul välja tulnud number 17, mitte valgus peegeldab nii halvasti, nii 17 ja
17 on siis, sa saad vaadata, kas on tegu siis näiteks maagilised numbrid 17 kellaaeg või 17. lehekülg või 17. majanumber või tänasest päevast alates 17 päeva, 17 nädalat. Ja kui sa tahad eriti mingisugust sõnumit siin nagu süvendada, seda teemat, eks ole, et siis kui sa oma selle ladumise praegu oma grupi praegu ära kuulad, siis mine raamaturiiuli juurde, võta esimene suvaline raamat, ava leheküljelt 17 ja loe sealt üks lõik ja siis vaata, mis sa selle teema kohta teada saad. Millest me siin rääkima nüüd hakkame ja mida järgmised kaardid avavad sinu jaoks. Aga siis see on siis jumalannade kaardipakist ja Hekate on vahepealsuse jumalanna ja tema on siis Kreeka mütoloogiast iseenesest pärit. Ja panen ta niimoodi siia, et kuna ta tuli esimese kaardina välja, siis ta jääb nagu selleks peamise energiakaart, et teised kõik nagu kuidagi on temaga seotud. Ja mida see Hekate siis meile nagu räägib, et mis asi see vahepealsus üldse on, et võib-olla see tekitab sellist küsimust, et mis mõttes vahepealsuse jumalanna, et kuidas seda nagu tõlgendada siis või kuidas sellest aru saada. Et näiteks see, et minu elus on ka selliseid olukordi olnud ja ma usun, et meil kõigil on selliseid olukordi olnud, et me mõtleme selle peale, et ma ei tea, kes ma olen kunagi olnud, ja kelleks ma kunagi saan. Aga kes ma siis täna nagu olen, et kui palju me selle peale mõtleme. Või see, mis kunagi oli ja mis kunagi tuleb. Aga mis praegu on, täna, sellel hetkel minu elus on ju. Et see on see vahepealne aeg, ehk see täna, siin ja praegu on see vahepealsus. Ja see Hekate siis ütlebki, et see vahepealne aeg on siis nagu vaja nagu luubi alla endale võtta, eks ole. Et see nagu selline teede ristumise koht on sinu elus ilmselt praegu. Et võib-olla sul on mingisugused valikud või küsimused, sa tuled kuskilt ja sa arvad, et sa lähed kuhugi, aga et mis siis nagu praegu on, et mis on see risttee. Ja minevik ega tulevik ei ole tegelikult sinu kodu ega sinu koht. Vaid sul on praegu nagu, kui sa nagu selle ladumise endale ette said, siis praegu on nagu hästi oluline ja hästi hoolikalt valida oma mõtetega, tunnete ja tegudega oma suund või siht või eesmärk. Et valida see teekond, et kuhu poole sa üldse nagu liigud, eks ole. Et ei tekiks nagu sellist juhuslikkust või sellist, et ma lihtsalt teen nagu tegemise pärast. Aga et mis see mõte on, et see läheb nagu kaduma, eks ole. Siis mis on veel oluline, et tihti me mõtted on minevikus, et vaata siis oli või siis ei olnud, aga praegu on nagu hästi oluline hetk, kui sa see ristteel seisad, et õnnista oma minevikku selle eest, mida ta juba on sulle andnud. Ja vabasta kõik need lood oma mõtetest, oma tunnetest ja teadlikkusest, mis lihtsalt räägivad kogu aeg minevikust. Vaat siis oli nii ja siis oli naa, eks ole. Aeg on mõista seda vastutust, mida sult praegu, mida sult täna nagu nõutakse. Ja sa liigud edasi nagu uude versiooni iseendast, mis on veel kujundamata, sest nende mõtete ja tunnetega, mida sa mõtled ja tunned täna, lood sa seda tulevikku mina. Aga kui sa mõtled minevikust, siis sa lood endale sellist tulevikku, nagu sul minevikus oli, on ju. Et ja võib juhtuda, et sa tunned, et sa oled nagu maailmade vahel kinni, et suutmata minna ja siis tagasi ja suutmata minna edasi, sest sa ei tea, millega sa silmitsi seisad, et nagu mingisugune hirm või ebakindlus, eks ole. Ja see otsustamatus siis võib olla halvav, aga saad sa aru, et sa ei saa ju jääda igavesti sellesse vahepealsesse olukorda või vahepealsesse ruumi. Ja siin ongi nagu, et kui see vahepealsuse kaart välja tuleb, siis ongi jällegi see, et tee see esimene samm siis ära. Pole tähtis, kas sa komistad või kukud. Lõppude lõpuks sa saad ju alati oma suunda muuta. Vaat siin ongi see, et hästi huvitav, et me tahame nagu mingeid garantiisid või mingisuguseid, tahame kindlad olla mingites asjades. Aga me saame oma elus oma asju ju muuta, me saame alati seda käiku vahetada, kui vaja on, eks ole. Et
too siis nagu hoolitsus või tähelepanelikkus sellesse osasse endast, mis kardab ja mis võib-olla on lootusetu või mis on kaotanud oma sellise usu või tahte. Ja pea meeles, et sa ei ole üksi tegelikult. Ja sa ei jää sellesse pimedusse kauaks. Sest kui sul on olemas teadlikkus, siis sa saad alati luua sinna valgust, sinna oma mõtetesse ja oma tunnetesse. Ja see Hekate kaart nagu tuletab sulle meelde seda, et need ongi meie sisemised varjud tegelikult, mida me kardame, on ju. Et aga kui sa kohtud oma varjuga, siis sa saad temast teadlikuks ja kui sa oled teadlik, siis tegelikult see pime ala, see teadmatus, see segadus, nii-öelda valgustub. Kõik see, millest sa saad teadlikuks, see valgustub. See saab nagu teistsuguse energia, värskema uue energia. Nii, aga võtan selle kaardipaki ära ja hakkan siis vaatama, mis sul siit välja tuleb. Esimene kaart on päikesevarjutus. Kuidas tekib päikesevarjutus? Mis seda varju nagu tekitab? See tähendab seda, et kuu jääb põhimõtteliselt sinna vahele, jah? Päike on, ütleme niimoodi, päike on nagu hästi tugev, mehelik, jõuline energia. Ja kui nüüd mingi asi sellist jõulist, sügavuti minevat, valgustavat energiat varjutab, siis seda jõudu ja valgust on ju vähem, eks ole, selle osa võrra, mis on nagu varjus. Ehk siis tegelikult see sama esimene kaart, see Hekate kaart, eks ole, ütles seda, et mine edasi, et ära keskendu sellele, mis oli ja ära keskendu sellele, mis tuleb nii väga, vaid tegele nende asjadega, mida sa täna saad teha. Ja vaata, siin nüüd ongi võib-olla see üks vastuse koht, et kuna see selline jõuline ja edasiliikuv energia on sul kinni, siis sa ei suuda siin ka selles kaardis neid otsuseid vastu võtta, et edasi liikuda. Ehk võib-olla siis nüüd on need järgmised 10 päeva, mis sind ees ootavad, on oluline siis vaadata, et mis teemad need konkreetselt on, millega sa kinni istud ja siis nende konkreetsete teemadega tegeleda. Ja kui sa tunned, et sa vajad nende teemadega tegelemisel abi, siis siit alt sa leiad lingi, et minu juurde registreeruda vastuvõtule teraapiasse, kui sa vajad seda. Järgmine on maa kaart. Ja maa on siis iseenesest väga tervendav energeetika. Ja kui sa leiad siit need teemad ülesse, millega sa oled kinni, siis mine veeda aega looduses, üksinduses ja vaikuses. Lülita välja kõik seadmed või ära võta neid kaasa. Ja lihtsalt mine istu, kuule looduse hääli, ole oma mõtetega, istu nende teemadega. Võid võtta kaasa pliiatsi, paberi, teha märkmeid ja võtta vastu siis nagu otse seda informatsiooni, mis sinu sisse nagu tulla tahab või neid suuniseid, mida see maailm sulle siis sellel hetkel nende aktuaalsete küsimustega, millega sa kinni istud, mida ta nende kohta öelda tahab, et õpi neid oma hinge sõnumeid kuulama. Et see on nagu selline oluline asi praegu sinu elus. Siis järgmine kaart on seened. Ja seened kui sümbol, et siin ei ole otseselt mõeldud kärbseseeni, eks ole. Kui sa mõtled, et sina oled sina, seened on seened, on ju. Aga mida sul seentelt on õppida, kui sa looduses seeni vaatad, et mida sa näed? Sa näed seda viljakeha, on ju. Kui sina maailmas elad, mida teised inimesed näevad? Nad näevad ka sinu keha. Aga kas nad näevad sinu andeid, sinu võimekust, sinu potentsiaali? Ei näe. Kas sina seente võimekust ja potentsiaali näed? Ei näe. Sa näed ainult viljakeha. Aga kõik see seeneniidistik, mis seal juurde või mullastiku sees peidus on, seda ei suudagi hoomata, on ju. Ja tegelikult sina ise ei hooma ka enda unikaalseid võimeid, oskusi ja andeid. Ja seetõttu sa ei saa neid ka maailmale tagasi anda. Sa ei saa minna täna, siin ja praegu, nagu selle sama esimese kaardiga, teadlikult edasi. Sellepärast sa oled nagu nokk kinni, saba lahti, eks ole. Et tuleb teadvustada need asjad
võib-olla ka nende mõtetega, mis see sinu unikaalsus on, istuda seal looduses, on ju. Ja leida need niidiotsad üles ja hakata neid rakendama. Rakendamine, sõbrakesed, on see, mis aitab sind liikuma saada, mitte istumine ja ülemõtlemine. Järgmine kaart on lumikellukene ja lumikellukene on õhuelemendi kaart. Ja vaat, kui sa teed seda asja, ehk siis teed need esimesed sammud ära, saad aru, mis sind takistab, mis on su unikaalsus, istud üksi vaikuses, on ju, sa saad sellest kõigest aru, sa hakkad esimesi samme tegema. Ja vaata, kuidas lumikelluke looduses kasvab, et tegelikult on lumehang alles maas, ta tungib läbi selle lumehange juba päikese poole, eks ole. Ta praegu ei saa tungida, sest sul pool päikest on varjus. Sa pead tegelema nende teemadega, et see sinu sisemine lumikellukene saaks kasvada, sirutuda sinna päikese poole, avada oma õie, punguda, puhkeda, eks ju. See ongi see sinu potentsiaal, mille sa siin pead avastama, et ta siin saaks nagu kasvama hakata. Ja kui see on juhtunud, siis sa tunned, et sa oled nagu kiil. Sa liigud kergelt, vabalt, su mõtted on selged, su teod on kerged, su pilk on terav ja läbinägev. Ja sa võtad asju nii, nagu nad on, ilma et sa peaksid üle mõtlema, ilma et sa kuskil vahepeal peaks kinni istuma ja sa ajad oma asja. Niimoodi on. Et sellised sõnumid siis sulle, hea sinise kivi valija. Loodan, et said siit midagi õpetlikku. Kui mõni teema sind kõnetas, siis kommenteeri palun siia video alla. On abiks ka, kui jagad seda videot oma suhtlusvõrgustikes. Mina olen Kaidi Livälb ja kohtume õige pea. Tšau, tšau!